Ma arvan, et me kõik oleme kogenud neid hetki, mil tunneme end tühjana. Justkui miski oleks katki, midagi oleks puudu. Ja loomulikult õpetab maailm meile, et selle tühimiku saab täita. Uue auto, parema töökoha, uue suhte või järjekordse saavutusega. Ent kui olla aus iseenda vastu, siis tegelikult me teame. Ükski hingeline auk ei täitu välistest asjadest. See sisemine tühjus on petlik, sest alguses tundub tõesti, et väline sära, tunnustus või materiaalne edu leevendab seda tunnet. Ostame midagi ilusat ja tunneme end hetkeks paremini. Saame kiita või tähelepanu ning süda täitub korraks soojusega. Aga need on nagu plaaster sügaval haaval. Nad katavad pealispinna, kuid päris valu jääb alles. Inimene võib elada väliselt täiuslikku elu, olla edukas, armastatud ja materiaalselt kindlustatud, kuid sisimas ikkagi tunda end üksiku, ebapiisava või rahulolematuna. Just selle tõttu on maailmas nii palju inimesi, kes vaatamata saavutustele, rikkusele või tuntusele räägivad tühjusest, mis neid seestpoolt närib. Sest tõde on lihtne. Sisemist rahulolu ei saa osta, välja teenida ega kelleltki saada. See on töö, mis tuleb teha endal ja seestpoolt. Kui me loodame, et keegi teine täidab meie sees oleva tühimiku, paneme sellele inimesele koorma, mida keegi ei jaksa ega suuda kanda. Kui usume, et järgmine elumuudatus, kolimine või uus töö või uus suhe lahendab kõik meie sisemised küsimused, jääme lõputult ootama hetke, mis ei saabu. Tegelikkus on see, et rahu ja terviklikkuse tunne sünnib siis, kui me vaatame ausalt enda sisse. Kui julgeme tunnistada, et meis on haavad, hirmud ja lahendamata valu. Ning selle asemel, et neid eirata või varjata, lubame endal neid tunda, kuulata ja terveneda. See võib olla ja tegelikult ongi valus protsess, aga selle viljad on tõelised. Väline maailm saab meie elu toetada ja rikastada, kuid see ei saa olla meie sisemise tasakaalu või väärtuse allikas. Raha võib tuua mugavust, suhted võivad pakkuda rõõmu ja saavutused võivad motiveerida, kuid kui meil puudub sisemine rahu ja enesetunnetus, jääb kõik muu pelgalt ajutiseks leevenduseks. Sisemise töö tegemine tähendab ausust enda vastu, seda kõige tõelisemat ausust. See tähendab vaikuses olemist, enesega kohtumist, vajadusel andestamist, tervendamist ja leppimist iseenda osadega, millega rahul ei ole. Alles siis, kui me ise täidame oma hinge tühimiku armastuse, aktsepteerimise ja teadlikkusega, saab elu väline pool hakata päriselt rõõmu pakkuma. Mitte täitmaks tühjust, vaid täiustamaks tervikut. Aitäh ja peatse kuulmiseni!